ja ma vlogiks Banana Beachi täna üritama mitte oma juukseid kogu aeg kõrva taha panna, sest mul on see jube komme ja ma sirgendasin oma juuksed actually ära, et need ilusti oleks, mul oleks neid nagu dente, mis iganes see eesti keeles on sees, et neid uuesti sisse ei tuleks, ei tohi ma neid kõrva taha panna ja see on lihtsalt jube komme. Kui sul on seesama komme, siis ütle mulle all kommentaarides, sest ma lihtsalt ei suuda olla ilma selleta, ma paneksin juuksed kõrva taha, see on lihtsalt nagu minu igapäevalukk. Ma pesen juuksed ära, kammin nad ära, nad lihtsalt kuivavad niisama ära ja siis ma teen niimoodi. Ja siis ma lähen kodust välja. Pane like, kui see related. Aga tänane video on siis Q&A. Ma küsisin teilt küsimusi juba mingi 2 nädalat tagasi äkki ja neid on tulnud üle 500. Ma üritasin kõik üle vaadata. Õnneks päris paljud kattusid, nii et ma nagu üritan kõige populaarsematele vastata või nagu mis mulle endale meeldisid ja ma lihtsalt screenshotisin need, ma lähen suvakas järjekorras ja ma alustangi kõige esimest, mille ma screenshotisin ja see oli ka ühtlasi kõige esimene küsimus, mis mulle üldse kirjutati Q&A-sse. Naljakas, ma seda alguses ei märkanud, sellepärast et kui sa mind tunned, siis sa saad aru, mida ma mõtlen, kui ma nüüd selle ette olen. Ma küsiti, mis su lemmik sushi on? Mis su lemmik sushi on? Mu lemmik sushi on see, mis pole sushi, sest et sushi on f***ing rõve. Sorry. Ilmselgelt kaotasin ma praegu võimaluse teha igasugust koostööd erinevate sushi-firmadega, aga ma isegi ei ole kurb sellepärast, et kellel ikka meeldib südapaha ringi käia, sest see on see, mis juhtub, kui ma sushit söön. Kas sul halbu kogemusi loomadega on olnud? Ära palun loe mu nime ette. Okei, ma ei loe su nime ette. Aga ma ei meeldi kassidele ja ma valisin selle sellepärast, et eile hommikul mulle saatis üks tüdruk Instagrami sõnumi ja saatis mulle video ka, et nagu illustreerida, mis juhtus. Ma panin sellega oma Insta story'sse, et see võib sulle nagu tuttav tundida, kui sa mind Instas vaadad. Aga põhimõtteliselt iga kord, kui ta paneb mu video mängima, ta kass jookseb kohale ekraani juurde ja hakkab käpaga lööma. Nagu kassid vihkavad mind isegi läbi ekraani, saad aru, ma mõtlesin, et äkki ma nagu lõhnan nagu koer, sest mul on nagu koer olnud, et mul on nagu koer olnud väga-väga pikalt, aga ei, asi on vist lihtsalt mu hääles. Ma ei tea, milles, et kassid vihkavad mind. Need jah, kassid on mind hammustanud, küünistanud, löönud, taga ajanud, mulle ei meeldi kassid, isegi kui ma tänavalt kõnnin, ma näen mingit hulkuvat kassi, ma lähen suure kaarega möödas, et see on suht suur tõenäosus, et ta tuleb mulle kallale. Kassid on nagu armsad ja nii edasi nagu kaugelt, aga ma isegi pole väga kurb sellepärast, et kassidele nii või naa meeldivad mingid imelikult teemani inimesed nagu mingi selgeltnägijad, ma ei tea, sest neil on alati kassid. Aga mulle meeldivad koerad ja mina meeldin koertele, öeldakse, et koertele meeldivad head inimesed, nii et kõik on korras. Selle küsimuse valisin ma sellepärast, et mul on nagu mega embarrassing nagu mini story, aga keegi küsis siis, et kui kaua nabaneed paranes ja millal said jälle hakata kõhule trenni tegema. Ma tegin nabaneedi, ma ei ole täpselt kindel, ma arvan, ma olin umbes mingi 15 ja sellel ajal ma ei käinud üldse trennis, sellepärast et nagu mingi põhikooli lõpp, gümnaasium, ma lihtsalt enam ei käinud trennis, sest et vanemad ei saa mind sundida. Ma ei olnud leidnud endale ühtegi trenni, mis mulle meeldiks, nii et ma ei käinud trennis. Et nagu sellele teisele poolele ma päris nii hästi ei saa vastata, aga miks ma tahtsin nabaneeti oli see, et Britney. Jah, tõeline üllatus, et Banana Beach tahab olla nagu Britney Beach jällegi, onju. Aga Britney oli nabaneet, ta vist võttis nüüd ära, ma ei ole kindel, aga ma tahtsin Britney pärast endale nabaneeti nii väga, nii ma lõpuks tegin selle ja nagu Britney'l on üks video, Slave for You, ise ma võib-olla ei pane seda sisse, ma mõtlen, aga Slave for You muusikavideos oli ta see nabaneet väga hästi väljas ja kuna ma olin suur Britney fänn, kuigi ma ei oska üldse tantsida, ma oskan erinevaid Britney video koreograafiaid nagu väga hästi. Ja siis nagu ma õppisin selle Slave for You selgeks, see on mul siiani selge by the way, nagu ma ei tantsi seda iga päev kodus, aga isegi see on nii embarrassing, aga nagu reaalselt miks ma tahtsin nabaneeti, nagu ma kohe mõtlesin selle peale, et kui ma saan endale nabaneedi, siis kui ma peegli ees seda Slave for You koreograafiat teed, siis ma näen välja täpselt nagu Britney. Kui ma nabaneeti tegin, siis ma ei saanud kahjuks kohe tantsima hakata, sest see oli valus, aga umbes nädal aega hiljem, ma arvan, ma läksin vanemate toas suure peegli ette ja ma tantsisin Slave for You oma uue nabaneediga ja see oli üks parimaid hetki mu elus selle ajal. See oli nagu nii kaua aega tagasi, ma pole enam sama inimene, nagu ausalt ma luban. Ma ei oska tantsida. Ma vist ainult sellepärast nagu tegid selle screenshotist, et see lihtsalt nii naljakas küsimus. Keegi küsis mõt, et kas sul on poiss/armuke? Jaa. Mis värvi juuksed sul on olnud? Ilmselt praegu mul on blondid juuksed, ennem seda oli mul tumepruunid juuksed, siis ennem seda olid mul nagu enda värv, mis on selline keskmine pruun, siis veel ennem seda olin ma ka natukene tumedam pruun, aga mitte nii tume, kui ma vahepeal olin, siis ennem seda ma olin blond nagu aastaid ja aastaid ja aastaid, nagu põhimõtteliselt terve oma nagu teismelise elu, põhimõtteliselt ma olen blond olnud, siis ennem seda ma olin nagu jälle enda värv, selline kartulikoor, ja siis algklassides ma tegin endale roosad triibud, väga hea aeg mu elus. Ei, kui ma hakkasin blondiks minema tegelikult,
mis oli põhikooli lõpus, siis tegelikult mul olid alguses blondid triibud ja siis ma läksin nagu edasi üleni blondiks. Vahetult ennem seda, kui ma tegin roosad triibud, ma hullult tahtsin nagu neid roosasid triipe. Ma tegin endale ise guašvärviga ühe triibu kuskile siia, nagu lihtsalt koolis tunnis. Kui pesemiseni see isegi tulnud vist maha, niimoodi käisin selle triibuga ringi, õpetaja küsis, et kas on nagu vanemad ka teavad. Nad ilmselgelt ei pannud tähele, aga jah, nii et mul oli korraks üks mingi punane triip vist juustes, roosakas punane. Ja siis ennem seda väiksena mul jälle enda juuksevärv, aga kui ma väike olin, see nagu suht blond, mitte nagu selline valge blond, aga ikkagi blond. Mu vennal, by the way, olid võib-olla isegi heledamad juuksed kui mul praegu, tal olid nagu lumivalged juuksed väiksena, nagu pesupulber, me ütlesime. Ta oli nii armas beebi. Kõige lemmikum trenn, mul on täiega palju trenni küsimusi, aga mul on teile üks väike uudis ka. Näete seda või? See on mu jalg. Tõusen korra. See on mingi nahavärvivärk, aga see on kinesioteip. Mul on vigastus. Mul on ülekoormuses tekkinud põlvepõletik. Ma ei tohi käia, nüüd ma ei tea, kui kaua trennis, ma olen päris palju nutnud sellepärast, ma ei liialda. Te võiksite arvata, et ma liialdan nagu interneti nii edasi, siis ma vahest liialdan. Aga ma üritan ka praegu mitte nutma hakata, seepärast, et see teeb nagu reaalselt mega kurvaks. Tegelikult enam ma nii kurb ei ole, sellepärast ma sain lõpuks eile õhtul füsioterapeudi juurde ja tema rahustas mind veidi maha, ütles, et esmaspäeval räägime uuesti, et praegu mul on teip peal, ma võtan 3 korda päevas 400 ibuprofeeni. Alguses, kui ma käisin alguses EMO-s, sest mul oli nagu põld täiega paistis ja valus on ju, ja nagu eriarst, tal ei olnud üldse aega ja nagu ma veel ei jõudnud füsio juurde ka. Nii ma läksin EMO-sse ja siis EMO-s nad ütlesid ka nagu võtta ibuprofeeni, aga nagu ma ajasin sassi, ma võtsin ibumetiini. Ja siis nagu eile, kui ma käisin füsioterapeudi juures, ta nagu küsis, et kas sa oled ikka kindel, et sa võtsid ibuprofeeni, isegi praegu on sassi ja siis on mingi teadse, et tegelikult ma võtsin ibumetiini ja mul nagu jaa. Lihtsalt valetasin näkku, mul on nagu rängad süümekad, sellepärast ma loodan, et seda ei vaata, ma ei usu, et seda vaatab. Aga jah, ma olen see idiot, kes ajab ibuprofeeni ja ibumetiini sassi. Kui sa ei tea, siis ma ütlen sulle, ibuprofeen on põletiku vastu ja ibumetiin on ainult valu vastu. Kuigi ibuprofeen võtab valu ka ära, aga nagu ta on põletiku vastu ka. Anyway, ma olen terve elu võtnud neid valesti, nagu iga kord, kui mul on midagi viga, näiteks mingi kõht väga valutab, mida iganes, ma olen võtnud ibuprofeeni, sest ma mõtlen, et see on valu vastu. Ja ma siiani pean kogu aeg endale meelde tuletama, kumb on kumb, ma tean päris kohutav. Ja nüüd tulevad kommentaarid, oh my god, Diana, sa oled nii loll, sa oled nii blond ja nii loll. Ma tean ise ka, et ma olen loll. Aga kõige lemmikun trenn ilmselgelt body pump. Praegu tuli uus kava 105. Ma reaalselt hakanud, ma ei taha sellest rääkida. Nagu ma olen nii upset lihtsalt, et ma ei saa trennis käia, sellepärast, et nagu minu elu reaalselt praegu on olnud see, et ma olen koolis, on ju, ma jõuan koolist koju, ma olen võib-olla mingi pool tundi kodus. Mõni päev saan natuke rohkem olla, siis ma lähen mingi kell 6 trenni, ma tulen kell 9 trennist tagasi ja siis ma lähen magama. Nagu reaalselt see on terve mu elu. Lausa võib-olla viimane aasta olen ma nii palju trennis käinud, et see on nagu põhiline asi, mida ma nagu peaaegu iga jumala päev teen. Et see, et ma nüüd üldse ei saa trenni minna, on minu jaoks nagu väga raske ja nagu ma ei oska oma ajaga muud teha, sest ma ei taha oma ajaga muud teha. Ja ma olen lihtsalt väga sad. Aga ma loodan, see on nagu ülekoormus, nagu arst arvab, et see on ülekoormus, ma veel ei tea. Loodame, et see läheb ära, ma praegu isegi ei kõnni peiliga mitte midagi. Nagu ma lihtsalt istun terve päev ja see on nii kaab. Kui vanalt saab MyFitnessis, mul tuleb nii palju MyFitnessi küsimusi, ma ei tea, miks ma selle ette lugesin, ma tahtsin siit teisi küsimusi võtta, sest ta pani mitu tükki. Aga ma ei teagi, MyFitnessis on mingi noortetennid ja nii edasi, ma ei tea, nagu ma ei tööta MyFitnessiga, ma ei oska öelda, aga ma ei tea, minu meelest nagu mingi gümnaasiumis on okei hakata käima nagu rühmatrennides, minu meelest. Ja mis trennides ma käin, nüüd ma loetan oma trenni ette, siis te kõik olete mingi triggered, sellepärast su vigastus ongi. Aga ma käisin bodypumpis, 3-4 korda nädalas ma käisin bodypumpis, siis 1-2 korda, viimasel ajal 1 kord ma käisin MyFitis, väga soovitan jällegi, siis ma käin 2 korda nädalas MyFitAppsis, siis ma käin bodybalance'is kuni 2 korda nädalas äkki ja siis ma vahest käisin kord nädalas joogas ka ja kas ma käin veel kuskil või? Mingi stretching on ka, see pole nagu trenn, vaid lihtsalt nagu venitame peale trenni, seal olen ka käinud. Ja need on nagu mu põhiasjad, et vahepeal ma nagu miksin midagi. Mis kehaosa treenimine on sinu jaoks kõige tähtsam ja kui palju sa sellele aega kulutad? Ilmselgelt jalgadest, et siin on mul ülekoormus, sest et minu jalad on lihtsalt nagu luu ja nahk ja siis veits pekki pepu peal. See on nagu minu kehatüüp, mitte nagu shade'idega, nagu mulle ei meeldi, kui peenikesed mu jalad on. Ja kui ma saan nagu lihased on palju parema vormiga. Mul on loomulikult nagu suht suured käed, mis mulle väga ei meeldi. Nii et käsi ma isegi ei pea treenima, et need on kogu aeg nagu sellised nagu
you know, ma ei hakka näitama praegu, aga jalad on mul sellised, mida ma reaalselt pean treenima, reaalselt pean raskustega treenima, sest muidu lihtsalt mulle ei meeldi, millised nad välja näevad. Alakeha üldse mulle meeldib kõige rohkem treenida, et nagu näiteks kui ma käin pambis, siis ma alati üritan teha tükke väljaasteid nagu mingi 100% raskuse ja kõige osas. Ja siis mulle meeldib ka kõhtu treenida, sest kõhulihased on lahedad, aga noh, jalad on põhilised. Järgmine küsimus on jällegi trenni kohta ja see tuleb Sportlandilt, mu lemmikud. Sportland küsis, et mis motiveerib sind trenni tegema. Minu meelest on see nii naljakas küsimus, sellepärast et sa kunagi küsi inimeselt, et nagu, mis motiveerib sind, ma ei tea, šokolaadi sööma. Ma saan aru, et ma praegu võrdasin trenni tegemist šokolaadiga, mis on natuke nagu irooniline, aga mulle lihtsalt nagu meeldib trenni teha, et paljud räägivad, et see tunne peale trenni. Nagu mul on suht jolo sellest tundest peale trenni, mul on nagu see tunne trenni ajal. Näiteks kui on mingi pambis, ma ei tea, väljaasted, vahepeal mul läheb mingi pulss mega kõrgeks või mingi seljalugu ka mul läheb vahepeal pulss mega kõrgeks ja siis nagu mul on korraks nagu nii raske mõtta, ma ei suuda, aga siis ma teen selle ära ja siis ma olen nii õnnelik. Nagu trenni aja, mitte nagu peale trenni, aga nagu otseselt kohe peale seda, kui nagu see mega raske osa saab läbi. Ja nagu tihti ongi niimoodi, et nagu pambis, kui ma üldse trennis, kui ma naeratan, see tähendab, et mul on nagu väga raske ja väga halb olla. Ja siis mulle lihtsalt meeldib see tunne, ma ei tea, seda on imelik kirjeldada, aga mulle lihtsalt meeldib trenni teha. Kas sul on peale koera veel lemmikloomi olnud? Ja peale koera mul väiksin oli üks kala, see oli Jaapani tapluskala minu meelest, ma võin eksida, aga ta oli nagu vikerkaare värvides, nii et ta nimi oli Viki. Ta mitu korda teeskles suremist, nagu mitu korda ta oli lihtsalt vee peale tulnud, mida kõht üleval ja nagu täiesti surnud, siis ma olen mingi mega kurb, aga nagu isa ma ei ole midagi teha, siis ma olin väike laps, ootasin, et tema tuleks koju ära, et nagu tema ütleks, mida me teeme temaga ja siis õhtul, kui emme on kodus, siis kala juba ujub ja ta tegi niimoodi nagu mitu korda, nii et lõpuks ta päriselt ära suri, ma isegi polnud enam õnnetu, sellepärast et ta nagu feikis oma surme liiga palju lihtsalt. Ja siis mul on kilpkonn ka kodus, stepi kilpkonn, see on siis nagu maismaa kilpkonn. Tema nimi on Päta, sest ta päterdab. Räägime koerast mingi naljakas story time. Peilil on selline komme, et vahepeal ta näiteks vaatab aknast välja. Ja siis, kui ta on väike, ta läheb nagu oma tagakäppadele, paneb esikäppad näiteks aknalaua peale, meil on nagu maast laini aknad. Vähemalt sinna siis vaatab aknast välja ja siis ta teeb. Ja siis ta ehmatab ära, ta nagu. See on naljakas story time Peilis. Nii et iga kord, kui tal midagi sellist juhtub, ta ise ehmatab täiega ära ja ta ei saa aru, mis toimub. Kas su vanemad on eestlased? Ma saan üldse mega palju küsimusi, nagu kas ma olen päris eestlane, kas ma näen mitte välja eestlane, kas ma nagu räägin nagu mitte eestlane. Mu vanemad on päris eestlased, jah. Ma üldse tegelikult väga ei tea meie sugulasi, aga minu meelest kõik peaks olema nagu eestlased, mitte venelased, mitte mingi lätlased, mis iganes, mitte soomlased. Joo. Nii et ma arvan, ma olen eestlane, mu vanemad on eestlased. Kas MyFitness sponsoreeris sind? I wish. Tegelikult ma korraks tegin koostööd koos nendega, aga see oli nagu läbi Sportlandi, läbi Nike ja siis läbi MyFitness. Kui ma tegin seda MyFitness Weekend ja Night Training Clubi tutvustavaid nagu videod Instagramis, ma nagu tegin low-key nendega tööd. Nii et jah, ühe korra ma natuke tegin nendega koostööd, aga me nagu ei tee pidevat koostööd kahjuks, aga ma hea veel teeks nii, kui sa oled MyFitnessis ja vaatad seda, siis ma käin kogu aeg trennis ja nii kui ma saan oma põlve korda, ma lähen tagasi trenni. Ma käin nii palju trennis, et reaalselt mul on põlvel ülekoormus ja põletik ja mul on mingi teip siin ümber, nii et jah. Kas sa oled kunagi vegan olnud? Ei ole, aga üks päev mingi tüdruk, mingi väike laps kirjutas mulle nii süüdistavalt mingi, et oh my god, mis sul viga, ma vihkan sind, mida sa valetad kõikidele, et sa oled mingi vegan, kui sa tegelikult ei ole vegan ja mingi ma vihkan sind, mingi õpi elama, mul on nagu ma pole kunagi rääkinud, ma olen vegan, ma kunagi tegin Fit Loorega koos video, kus me proovisime vegan snäkke ja selle point oligi see, et ma ei ole vegan, nii et tema tutvustab mulle nagu veganite maailma, natuke nagu vegan snäkke. Ei, ma ei ole kunagi vegan olnud ja ma ei kavatse hetkel ka veganiks hakata. Suur aplaus neile, kes on veganid. See on üllas. See on tore. Aga McDonald's. Mis sinu koera päris nimi on? Peili passis on tegelikult kirjas Franz Brian, aga see kirjutatakse valesti, see kirjutada nagu inglisepäraselt, vaid nagu minu arust Brian oligi nagu Brian, nagu sa kuuled nagu eesti keeles. Mulle lihtsalt ei meeldinud see kirjapilt minu meelest. Kui sul on nagu selline nimi, siis nagu pane see juba inglise keeles, mitte nagu ära hakka nagu kohandama seda kuidagi eesti keele ja mulle lihtsalt nagu ei meeldinud see. Et sellepärast ma mõtlesin, ma mõtlen teda hästi uue nimest. Tegelikult Brian oleks suht cute nimi olnud. Ja siis nagu Peili on Brianile suht lähedane. Ja siis ma valisingi Peili. Ja ma panen siia, kuidas Peili kirjutatakse. Paljud ei tea siiani. Ja vahest võtan Peilile Peilu. Panen, kuidas see ka kirjutatakse. Just et see lihtsalt tema nagu hüüdnimi.
kas sa oled kunagi moelaval komistanud ja kukkunud? Oh my god, nii palju. Ükskord, see oli isegi Tartus minu meelest, see oli mingi mõttetu, ma ei tea, kas Tasku või Kaubamaja moeshow, aga seal sa pidid nagu kardina seest välja astuma ja ma olid kontsert ja siis ma tegin nagu esimese sammu ja see esimene samm oli juba koperdus. Õnneks ma nagu maha ei kukkunud, ma lihtsalt panin nagu kõige ees, ma olin nagu okei. Ja siis ma kõndisin edasi, nii mark. Aga selle küsimusega ma lõpetan ka oma Q&A. Kell on 4:56, ma pidin kell 3 olema ühes kohas. Tavaline mina. Mu jalg ka valutab siin voodi peal istumisest, aga loodan, teile meeldis see video. Kui te meeldis, kindlasti pange thumbs up ja öelge mulle ka, kuna te tahate uut Q&A-d või nagu kui tihti ma üldse võiksin Q&A-sid teha. Ja kui sa tahad mind follow kuskil sotsiaalmeedias, sa võid seda teha Instagramis, Twitteris, Tumblris, Snapchatis või Facebookis, siis ma räägin nii kiiresti, ma isegi ei saa aru, mida ma räägin. Mul on vaja seda näitajate koolitust. Ma ei tea, näitajatele mingi õpetatakse, kuidas rääkida vist. Märt Koik minu meelest rääkis sellest, nagu ta räägib nagu megalt, nagu niimoodi. Et nagu kõik saaksid aru. Ma ei oska nii rääkida. Jah, nii et kõik mu sotsiaalmeedia lingid on all video descriptionis ja ma näen teiega juba oma järgmises videos. Aitäh vaatamast ja tšau!